otsustas selle teemaga tegeleda sellisel ajal, kui nagu veel ei olnudki see teema nii populaarne? Minu lugu algab sellest, et mina olen ise kolinud linnast maale. Lõpetasime ülikoolid ära ja kolisime kohe abikaasaga Kaeksi metsa sisse, nii nagu need linnainimesed alati mõtlevad, et kolime sügavale metsa sisse, et on privaatne ja romantiline ja tore. Ja ongi väga tore ja ma olen selle otsusega siiamaani väga rahul, aga millest ma hakkasin puudust tundma, oligi see, et oleks kohe lähedal ka naabreid. Ja kuna ka mitmed minu ümbruses olevad naabertalu olid tühjad, siis kui ma sellest algatusest kuulsin, siis ma kohe mõtlesin, et ma võiksin sellega ise tegeleda, et see annaks mulle võimaluse ise valida endale naabrid. Ja kuna ma ka praegu töötan Värska vallas arendusnõunikuna, siis ma rääkisin meie vallavanemale sellest algatusest, et võiks osaleda meie vallaga. Ja tema arvas ka, et see on hea mõte, sest et kui linnas on see hulk inimesi, kes unistab maal elamisest ja praegusel hetkel hakkab endale kohta otsima, siis esimene koht, kuhu ta läheb, on see maale elama koduleht. Et kui sa oled seal sees oma vallaga, et siis sa oled nagu valikus. Kui sa jääd sellest algatusest välja, siis võid jääda endale huvilistele mulje, et võib-olla sealkandis ei oodata uusi inimesi. Ja siis saigi nii, et panime endal väikse meeskonna kokku ja esimese asjana siis mõtlesimegi oma vallaga läbi, et mis on siis meie piirkonna tugevused, miks meil endale meeldib seal elada, et miks me seal elame, miks seal on hea elada. Ja oli ka väga põnev töö, et tegelikult üldse selle terve aastaga on mul endal ka kohe selline kodukoha patriotism nii palju tõusnud veel, et kui sa mõtled reaalselt läbi, et mis need kõik head asjad on, et muidu võib-olla igapäevaselt tulevad sellised igapäeva stressimõtted ja unustad märkamata kõike seda. Ja kui ma olen vedanud neid huvilisi ringi, kui ma siin Kairile ja Meelile tutvustasin Värska valda, siis kui ma nägin nagu nende silmis seda sära või mis pilguga nemad seda minu kodu ja meie kodukanti vaatavad, siis see andis ka endale nagu hästi palju sellist indu juurde ja enesekindlust või rahulolu iseendaga ja oma eluga. Et see on hästi tore. Ja siis läksimegi eelmine aasta aprillis missile. Meil oli kõik väga suur, pikk, põhjalik ettevalmistus. Tegime ekstra sellised voldikud, et ei oleks turistile suunatud voldik, vaid oleks suunatud maale elama tulijale, et mis on elaniku jaoks oluline info, et meil oli nimekiri, et mis meil olemas on ja mida meil ei ole, mis oli nagu sellises võtmes, et meil on ilus lasteaed Männimetsa sees ja veekeskus ja mis meil on ja et mida meil ei ole, on näiteks, et lasteaia järjekorrad ja müra ja liiklusummikud ja süstlad liivakastides ja siis panime sinna ka näiteks tsitaate erinevatelt kuulsatelt Värska inimestelt, et miks on hea Värskas elada. Ja ma arvan, et see nagu tasus väga hästi ära, et saime väga palju positiivset tagasisidet, et inimesed said sealt konkreetse info ja kohe mingi kontaktandmed ja neil oli midagi nagu olemas. Ja meie strateegia oli ka see, et mõtlesime kohe läbi, et ülioluline on saada nende huviliste kontaktid, et mitte lihtsalt, et räägid oma juttu ära, inimene läheb minema ja ta kaobki ära sul. Et me peame mingi nõksuga saama selle meiliaadressi igatahes kätte ja siis me tegime mingi sellise väikse küsitluse või mängu, millel meil olid ka auhinnad, et pidid mingitele naljaküsimustele vastama ja ankeedi peale kirjutama oma meiliaadressi ja pärast loositi auhinnad ja ütlesime, et siis meili teel pärast siis saate teada, kas võitsite. Aga tegelikult see andis meile selle, et meil oli peale messi üle 100 meiliaadressi, kes oli puhtalt see sihtgrupp. Ja siis ma kirjutasin 100 inimesele ja et kõik ei vastanud, aga pikemasse meilivahetusse ma jäin 30 või 40 perega. Et peale messis oli nagu päris suur töökoormus, et kõigile neile vastata ja see vastamine peab olema hästi selline innukas ja motiveeriv ja igale ühele selline personaalne lähenemine. Et igal ühel on ju oma lugu, igal ühel on ju need omad asjad, mis teda kõnetavad, mis on talle
ongi võti selles personaalses lähenemises. Ja messil me ka tundsin seda, et alguses, kui messi hakkas pihta, esimesed pool tundi, inimesed hakkasid voorima hästi palju inimesi, kõik niimoodi meie nagu tervitasime, andsime neile oma voldiku, läksid minema ja siis me saime aru, et see ei tööta, et see ei toimi niimoodi, et nad lähevadki minema, et me oleme ilma asjata tulnud. Ja siis me saime aru, et ei ole tähtis rääkida mitte hästi paljude inimestega natuke aega, vaid pigem vähemate inimestega, aga pikalt ja põhjalikult ja juba seal messil saada sõbraks. Meil oli messil päris suur meeskond, meil oli tegelikult 13 inimest, osad olid sellised pillimehed ka, aga ütleme 6 inimest olid sellised, kes konkreetselt tegelesid inimestega suhtlemisega. Ja oligi see 6 tundi järjest niimoodi non-stop, pool tundi ühe pere kohta muidu vestlesid. Ja kõige paremini oligi näha, et mõjus see, et ma jälle selle küsimustiku sai võtta nagu ettekandeks, et tule siia, hakka küsimustikku täitma, istu siia laua taha maha, ma kannan selle teed, annan selle pakun leiba. Inimene juba istus maas ja siis ma sain rahulikult talle rääkima hakata, et näed, tead, mina ka kolisin maale ja näed, tulin niimoodi ja olen jumala rahul ja rääkisin oma kogemusest ja siis hakkasin vaikselt uurima, et mis siis teie plaanid on või huvid või mis on teie jaoks oluline. Ja siis ma sain juba nii palju selle pere kohta teada, et ma oskasin teile soovitada neid asju, mis oli nende jaoks olulised. Ja siis pärast ma neile meiliaadressitele siis kõigile kirjutasingi, et kas kirjutate oma täpsematest soovitist ja plaanidest ja kas soovite tulla Värska valda meile külla, et ma näitan teile neid kohti, mis praegu on vabad. Ja see on ka minu arust nagu ülioluline see, et kui inimene käib ise seda kinnisvara vaatamas, siis ta vaatabki ainult seda talu ja nagu Kairi ütles, et mingi info jääb puudu. Aga kui kogukonna liikmetest keegi võtab enda peale selle, et ise sõidutab neid ringi, neid inimesi, siis on sellel kinnisvara ringsõidul hoopis teine kaal, et ma ise valin marsruudi ju, ma lähen, ma sõidan sealt, sest ma tean, et sealt on ilus loodusvaade ja ma nüüd lähen sealt koolimajast mööda ja siis ma räägin sellest ja siis nüüd ma lähen kultuurimajast ja räägin, et meil on siin kinoõhtud, et terve see reis on ju see, et ma peangi ära rääkima selle Värska valla loo ja need, kes on tulnud koha peale ja selle reisi läbi teinud, et nendest on tulijaid, mis siis, üle 50% on mind uskuma jäänud. Ma ei tea, et see nagu mõjub. Et Jaaneris ka just üks pere käis, ütles ka, et nad on pool aastat otsinud kohta ja käinud iga nädalavahetus neid kinnisvara kohti läbi otsimas, aga et see oli nagu esimene käik, kui neil lõid nagu silmad särama. Kokkuvõttes nad veel ei leidnudki nagu seda õiget kohta, aga neile meeldis nii väga just see kogukond, neil oli tunne, et siin me tahaksime elada, see on just see, mida me oleme oodanud, mida me oleme otsinud, et oleks aktiivseid inimesi ja oleks selline õige maaelu. Et olengi nagu, mitte kõiki, aga keda ma juba näen, et on sellised, kes mulle endale ka meeldivad, ma olengi kutsunud enda juurde külla, et joome tassi teed, nad juba näevad, kuidas mina olen noor inimene ja kuidas mina maal elavad, siis nad oskavad juba ju ette kujutada, et milline nende elu võiks olla ja kas see on see, mida nad tahavad. Ja et selle projekti mõjud on nii otsesed kui kaudsed, et üks asi on need konkreetselt, kes tulid messil, aga ka näiteks see, et sa tegeled nende tühjade majade omanikega suhtlemisega, et sealt tekib ka selliseid, kes tulevad teisel põhjusel, et need üks praegu 4-liikmeline pere tuli meil lihtsalt tagasi tänu sellele, et selgus, et see maja, mida nemad on kogu aeg tahtnud ära osta, mis on olnud nagu nende mingi vanaema maja naaberkrunt, et see on müügis ja siis nad said tagasi tulla nagu oma kodukohta, oma juurde juurde, mida nad on kogu aeg tahtnud. Ja et on tekkinud ka nagu sellist, et kohalikud ise nagu ostavad, et ahah, et nüüd kõik tulevad ja ostetakse kõik head kohad ära, et võime panna kõik endale ruttu talukoha astma, et muidu jään veel ilma. Ja pluss on siis veel see, et kui me ise mõtleme enda jaoks välja selle, et miks on Värskas hea elada, et siis see on ka selline piirkonna sissepoole turundus,
et kohalikele tuleb ka meelde, et miks on Värskes hea elada ja mina usun küll, et see nagu pidurdab ka selle rahva väljarände, kui me ise oleme positiivsed ja et ma olen ka moodustanud Värska vallas sellise kogukonna meeskonna, et meil on päris igast külast ja ka igast vallanurgast on üks küla esindaja meeskonnas, me saame kord kuus kokku, mina räägin nendest uutest inimestest, kes on tulemas või tahavad tulla ja siis nemad annavad mulle seda infot, et kus on need tühjad kohad ja kellega peaks läbi rääkima ja võib-olla tänu sellele on ka siis kogukond sellel projektil taga ja nad on ka sellised siis avatumad ja külalislahkemad nendele uutele tulijatele. Super, see on teab.